Tell me why ain't nothing but a heart. Tell me why. Guten Tag. Guten Tag. Na, was Wie machst du? Wie heißt du? Ich bin Christel, wie heißt du? Ich bin Ilona. So Du bisschen- bist eine kleine Schweine? Ja, kindlasti olen. Mädchen. Mina olen Schweine. Ja. Oh, Ja Braudavit. größe Schweine. Ja. Oh, ma ei tea. Kuulsid või? Mida? Kas koriseb? No, sa ka Schweine. Vaata. See on nagu müristaks, aga siis... Keegi teine ei kuulnud peale sinu. Tegelikult või? Mitte keegi. Jumala kõvasti ju. No, Okei. oleks pidanud selle kõlari siit panema. Ei tule. No kuidas siis läheb? Suurepäraselt. Mm. Sul? Jälle jube kiire kogu aeg. No. Iga nädal läheb. Jälle. Nädal läheb. Aga nii ongi ju. Nagu oleks just olnud siin. Ja. Mul oli nüüd jällegi varsti saab 6 aega tagasi veel koolitus ja siis mul oli täpselt samuti õpilasega nagu, et saad ma sain tunne, et ma hommikul ärkan ja õhtu juba magama. Ja jumala niimoodi sai lihtsalt läbi. Ja. Ma ei tea, kas on praegu mingi periood. Vaata teinekord ongi see, elu ongi, mida vanemaks saad, seda kiiremaks läheb. Kusjuures nii ongi. Kuni 18 minu arust nagu kõik oli nii just sa nii ootasid, et saaks 18, saaks ometigi vabaduse. Sul oli ka, on ju? Ma arvan, et meil kõikidel oli. Mul on poiss saab see aasta 18 ja mõned aastad tagasi ütles ka, et ta tahaks nagu täiskasvanu niimoodi. Ja mis käis eelmine aastas? Mida suureks saada? Tõsi või? Jaa, sest ta näeb tegelikult, mis kohustused peale lendavad, vaata, maksud, vaata, nagu enda järgi ikka toimetamine ja ise peab majandama asju ja me ei pane enam arsti juurde aegu kinni ja paneb ise. Okei. Mina ikka 18 täiega ootasin, et saaks lõpuks ometi. Ei, mina ootasin ka, vaata, aga vaata siis kuidagi, me oleme dinosaurused meie ajal, siis võib-olla ei olnud vaata selliseid võimalusi, mis praegu on ja sul ei olnud võib-olla nii palju raha vaja, et saada võib-olla seda, mis sind, ikka raha on alati vaja, aga ma räägin, et teistsugune võimalusi ei olnud nii palju selles suhtes, et praegu on kõik see sotsmeedia ja nagu selline ühiskondlik mingi surve, mingi asju, et mis sul peab olema, blablabla, muidu sa oled ühiskonna mingi wow, nagu auto on ju selles suhtes. On nii või? No ma arvan küll, jah, eriti noorte seas. Meid enam ei puuduta. See on kogu aeg tegelikult niimoodi olnud. Jah. Nii, kuule, aga mis oli ikka, lähme siis lugude juurde ju? Aga auhinda ei olegi täna või? On. Kuulge, aga järjekordsed teiepoolsed lood, et sellised paar lühemat lugu ja üks on siis see Kirss. Kirss tordil või? Kirss. Jällegi veits teistmoodi võib-olla nagu jaa. Ok, onju. Davai, ära praegu loe seda. Ma tahtsin nii lugeda. Ära loe seda. Ära teistele ka näita. Davai. Nii, number 1. Väga kaua aega tagasi üritas üks klient mu juurde saada 1,5 aastat. Ja tahti sulle. Ja. Lõpuks, kui sai, siis kõik korrad olid rääkinud oma eksidest ja tervest elust. Ja siis, kui ma küsisin, et mis me siis teeme, ja siis ta võttis A4 paberi. Ega ma ei lõikanud sind praegu. Ei. Tõmbasin praegu nagu oleks käis. Võttis A-paberi välja, kus olid kõik tema tehtud tööd pildi peal. Ja siis, selline lühike lugu ongi nagu, et tema siis ütles nii, mulle meeldib see ja mulle meeldib see ja mulle meeldib see. Selline tore kogemus. Ta oli nagu maksimaalne fänn. Ta oli maksimaalne mingi selle küünetehniku fänn, et mitte, et sa tuled nagu teiste töödega, mis tavaliselt on. Ma räägin, kohe räägin. Okei. Ma usun sind. Aastaid tagasi Pärnus koolitamas siis ja siis oli koolitus, akvarellide koolitus oli ka krass. Ja saad sa aru, ja siis sinna salongi tuli just üks klient tehniku juurde, siis oli minu tööga tulnud. Saad aru, et ta tahaks nagu neid vaata, siis kes seal nagu omanik... Disaini siis nagu? Ja disaini ja siis omanik ütles, et meil on selle tegija siin, vaata. See oli nagu riil, nagu mul oli okei, nagu päris äge tunne oli. Nagu mõnus, vaata. Aga kuidas sul on olnud tavaliselt niimoodi, et kui sa teed nagu mingisuguse disaini, mis on võib-olla suht siuke nagu
sa oled üks esimesi, kes selle tänapäeval suht keeruline, et sa tuled Essana mingi disainiga välja. Aga nagu, no ütleme isegi võib-olla 10 aastat tagasi oli see võimalik, et sa tulid Essana mingi disainiga välja. Et kas sa olid see tehnik, kes oli solvunud, kui teised kasutasid sinu pilti ja tegid sarnast tööd või see oli pigem see, et nii äge? Ma ei mäleta, et ma oleks kunagi nagu solvunud, et pigem tänapäeval on see, et kui sa nagu just koolituse mõttes nagu, et sa koolitad, sa oled loonud mingi programmi mingi programmi, vaata. Ja siis nagu kasutata või küsitakse sinu nõu, vaata, ja siis oled öelnud ikka et võiksid poole sõnaga visata nagu, et oled kuulsid. Ma ei ole kunagi olnud niimoodi, mul täitsa suva. Jaa, ei, saad sa aru? Ma valetaks, kui ma ütleks, mul on 100% suva. Ei, ma ütleks, mul on 99% suva. See 1% ikkagi kripeldab. Aga ma arvan, et mida aastaid edasi, ma kujutan ette, et see 1% kaob ära, sest kunagi oli mul ainult 10% mitte suva ja 90% oli suva. Eks elu õpetab, ise kasvad, vaata, ise arened on ja sa näed midagi muud. Aga veel see 1% häirib, vaata. Ja et pigem nagu praegu, aga ei, pigem see oli ikkagi nagu äge selles suhtes, kui keegi kasutas su tööd. Ja mina olen küll saanud peksa küünetehniku, näilised või nagu, et küünetehnikute käest, et sina kasutad nagu... Ja ma kunagi... Mingi asi oli mingi üks tehnik, üks venelanna ja sõimas mul läbi ja pani mulle ploki peale. Aga nagu netis sõimas või? Ja mis ta sulle ütles siis? Et ma kasutan tema tööd ära ja et see on tema välja mõeldud disain ja et ma ei tohi sellist asja teha ja... Aga kas sa nagu ei tea, kõik, mis netis on üleval, on avalik kasutamiseks või? Kui seal ei ole pandud kõrvale mingit teksti? Ja ma isegi tegelikult viitasin talle ja ütlesin talle tänud. Sa oled ju teinud omalt poolt ja kõik. Ja ma olin nagu, sest mulle väga meeldisid ta tööd. Nagu nõme jälle. Aga selles mõttes see oli tore, et ta tuleb nagu, see on kompliment ju sellele tehnikule siis selles suhtes, et ta tuli nagu A4-ga nagu, ta oli tõesti nagu ägedalt nagu ette valmistatud. Ja kui ma seda nime vaatan, me kõik oleme teda jälginud, ma arvan mingi aeg. Täitsa haige, kusjuures sa nagu nii huvitav asja ütled nagu, et ma mäletan, kui mina nagu alustasin, see oli ka mingisugune 14 aastat nüüd tagasi on ju, siis täpselt. Tema töid vaatasime kõik. Just, ja sa teadsid nii, see on tema tehtud. See oli tema tehtud, alati see 3D mingi, see on tema tehtud. See on nii haige, sa isegi ei teagi, see on tema tehtud. Ja oligi, sa ei võinud kunagi puusse. Nii imelik vaata. Ja tal oli sest alati tema mingi oma käekiri. Teadsid alati. Äge. Nii. Davai, teine. Kord tahtsin siis ilusat ripsmed saada ja läksin ripsmetehniku juurde. Kõik oli muidu hästi, aga probleemiks oli tehniku telefon, mis ei lasknud kuidagi tal tööd teha. Näperdas telefonid ja tööd tegi minimaalselt. Lõpuks kui üks silm oli tehtud, ütles tehnik vabandust, mul on väga kiire. Ma pean kohtuma minema oma kutsika treeneriga, palun tule homme tagasi. Mida helveti? Olin segaduses ja kas mu silmad nii halvas seisus, et ei saa korraga mõlemat teha. Tulingi järgmine päev tagasi ja lootsin, et seekord pole tehnikul vaja kohtumisel joosta. See on see kudumise see lugu, vaata. Kui ma pean kuduma, reverse tehniik. Aga ma ütlen niimoodi, et nagu teenindajad in general, vahet ei ole, kas sa oled iluteenindaja või sa oled poemüüja või sa oled teenindaja, nagu sa kuidagi teenindaja või sa oled koolitaja või mina koolitajana olen küll tiksunud vahepeal niimoodi telefonist käinud läbi. Ei, mina ka nagu olen, sest ma isegi praegu, kui ma teen mingid, ma esiteks teen mingid, mõnikord ma teen niimoodi, et ma teen pildid ja need ette, aga mulle meeldib nagu real life, vaata. Ma teen selle ära, trükin ära, nii palju ma küll chatin, aga ma üritan ikkagi 90% oled ikkagi nagu olemas, aga aeg-ajalt, kui sealt jääb mingi siuke, siis nagu Ei, mina eiran vahepeal seda, sest kui mul on oma reegel, et lapse kõnesid ma võtan vastu laste kõnest või siis, kui ma ootan reaalselt mingit kõnet. Kui mul ema on, next. Sest tavaliselt on niimoodi, ketrab, mis on nagu? Mis juhtus? Ei, mis kellele sa tööl oled? No okei, võib-olla, tavai, sa tead, et ta koolist või midagi tuleb seal, et mingid siuksed kellaajad, aga nagu mõned... Mul ei ole niimoodi, et ta nüüd helistab, kuule, mis mul nüüd süüa on? Aga mõned lapsed tallavadki peale, mina isiklikult olin see laps, kes tallas täiega peale. Aga nagu mina ei tolereeri, minu jaoks ei ole hea näitaja, kui teenindaja on telefonis. Ja veel mida me kannatan, see mingi suitsetamas käimine, kus klientidega. Ei, see on meil suht praktiliselt igas episoodis läbi käinud, see suitsetamine, see on nagu, meil kõikidel on mingid omad pahed, vaata. Aga täpselt see ongi see, et jätta siis, kui sa oledki niimoodi, et see mitte kuidagi ei häiri teisi selles suhtes. Aga mõned on need kudujad,
või siis nagu koeraga, kutsika treeneriga minema. No kuidas sa ütled nagu, kuidas ja ma imestan praegu seda nagu klienti vaata, et ta nagu reaalselt nagu läks nagu üks silm on tehtud, sul on üks hull, sul oleks nagu sinikas silmas, põhimõtteliselt üks on nagu full ripsmed ja teine on siis nagu paljas, et kuidas sa kõnnid niimoodi, järgmine päev tuli tagasi, mitte et paari tunni pärast, vaid järgmine päev tuli tagasi. No siin koha peal nagu ei saa jah mees olla. Selles suhtes see on nagu ei. Ma ei tea, aga äkki võib-olla see teenida ikkagi nagu põhjendas ära, et miks ta peab kiiresti jooksma, et võib-olla tõesti nagu midagi ta ütles ju, et kutsika treeneriga peab kokku minema. Mis põhjendus? Või noh, kokku saama. Jah. Ei tea, jah. Kuidas sa niimoodi võtad siis tööd vastu nagu ilmselgelt nagu selles suhtes? Ma arvan, et seal ikkagi oli nagu mingi alert, et see ei ole nii päris, et seal tööl, no vähemalt minu maailmas see niimoodi ei oleks, et sa lihtsalt paned minema keset tööd. No vaatan, sa elad üldse mingis imelikus maailmas. Sa elad nagu mingis roosas mullis. Ma ei suuda uskuda, et inimesed niimoodi teevad. Come back. See on nagu see Titanicu. Come back. Jack, come back. Ei, Jackile ta ei ütlenud ju come back. Ta ütles juba sellele need, kes need olid, need päästjad, vaata. Nad läksid korra ära. Jack oli juba ammu. No back. Juba seal soojas basseinis. Soojas basseinis juba mõnus seal. Nii, kuule ka 3. lugu või? Sa oled nagu mingi kuradi ratta otsa peal täna nagu. Ta oli kui teine nagu 3. lugu on. Sest et kõik asjad lähevad nii pikaks. Davai, kuule. Ma tahan tegelikult kuulda seda 3. lugu. Davai. No, ma ei tohtinud lugeda ka seda. Nüüd ma saan. Davai. Sina loed siis? Ei. Mina loen. Olin siis ikka väga roheline tehnik. Circa 1-2 aastat selles, circa 1-2 aastat alles sellel alal töötanud. Liiga palju neid segamini hästi. Töötasin salongis, kus oli ka nii-öelda poeosakond. Salong oli esimesel nii-öelda maakorrusel ning suviti oli meil ikka pahatihti välisuks lahti. Konditsiooniga on midagi sassis. Üks lahti. Kuule, et see oli ikka see, kui ma seda aega vaatan, siis ei olnudki sihukest asja. Seega iga üks võis põhimõtteliselt sisse astuda. Tegin ikka väga pikki tööpäevi, sest ka mina olin mees. Ta on vist meie saatet vaatanud. Jah. Ehk siis tööpäevad ulatusid circa kella 9-10. Ühel õhtul siis tööd tehes näen, et suur mühakas lõngus, teada olevalt endine vang. Meie salongi ees olevates prügikastides siis tuhnis seal. Me oleme sellest mehest palju hirmu äratavaid lugusid enne kuulnud. Üks hetk astub see mees meile salongi ukses sisse, must prügikott üle õla nagu Santa Claus. Me tardusime hirmus ning ei teadnud, mida teha. Kliendi käekott oli seal samas, selle mehe kõrval oleval diivanil. Tundsin, kuidas mina vastutan, kui ta nüüd haarab selle koti ja minema jookseb. Järgmisena kohe kartsin, et nüüd läheb meie poodi ja hakkab sealt asju kaasa tirima. See mees oli reaalselt nagu mingi vanakooli kapp, suur ja tugev. Kõneles vene keelt, midagi saime aru, et tahtis meile vist mingeid ravimeid sealt samast prügikotist müüa. Nii abitu tunne oli. Hõikasin ühe kolleegi nime. Ma ei mäleta, kas niisama või oligi ta päriselt tööl, aga selleks, et ta mõistaks, et me pole üksi. Ma ei mäleta, kuidas ta minema saime või ta läks ise, aga tookord läks hästi. Sellest ajast peale mul alati salongi uks kinni, kui olen üksi tööl ja kaasas pipragaasi püstol. Vau, isegi pipra. Kas Eestis on see lubatud või? Jah. Ma ei tea seda ausalt. Ma olen isegi mõelnud, et teinekord nagu võtta, kuigi ma arvan, et see hetk, kui sa nagu tekib see, sul on meelest ära, et kas sul on see pipragaas või niimoodi. No see on nagu peaks lihasmälust sul siis olema selles suhtes. No mis nüüd on, astubki sisse nagu selles suhtes mingisugune jotja vaata, võib-olla oli nagu purjus ka veel selles suhtes. Ma olen täitsa veendunud, meile tuleb mingi lugu sisse, kus kellelgi ongi reaalselt midagi juhtunud. Jaa, et kirjutage, kui teil midagi on lugunud, aga mul on juba nagu selles mõttes, et aastaid on alati, kui jääd ikkagi juba väljas, läheb pimedaks ja viimased kliendid tulevad kohe plaks uks kinni, sest mul on viimased need salongindused on kõik olnud nagu tänava pealt sissekäiguga ja siis on alati nii kui pimedamaks läheb. Eriti reedene laupäevane päev. Nädalases ei olegi võib-olla nii hull, aga nüüd nädalavahetuse päevad on alati ja õhtud on alati sellised nagu. Alati ikka uks kinni. No ütleme ausalt, isegi mina töötan 9-5 selles suhtes isegi, aga meil on hästi suur maja ja isegi siis ütleme sellisel pimedal ajal on päris kõhe. Päris kõhe. Sa kardad pimedat või? Kas ma just kardan, aga et kui koridorid on, näiteks tuled sealt töö juurest välja koridori pimedad ja tuled põlema üle? Mulle ei meeldi jah, mulle ei meeldi. Ma ei ütleks, kas ma just kardan, vaata, aga mul see ei ole, mulle ei sobi. Läheksid sinna lifti või, mis sul seal mäes on? Kui ma peaks minema, ma lähen. Pimedasse? No ma peaks minema võib-olla, selles suhtes, kui ma tahan, aga mul muud moodi alla. Ma võib-olla peaks minema. Ma panen mingi flashi tööle, vaata.
üks saatis mulle niimoodi päris ägedad olid kroksid, vaata, ja kroksidel olid need tuled, paned põlema ja siis kõnnitavad, sellistega peaks kõndima. aga ühesõnaga siis, kui ma Soomes elasin, see oli 2007-2008, siis ma töötasin tätoveerija kuttidega koos ja see, no mina vaata piirkondi ju ei teadnud. Ja. Ja siis nad ütlesid, et see piirkond, kus ma tegelikult elasin, et see oli veits ohtlik, et seal olid need sisserändanud neid mingid mustlasi ja mingid seal samas keskuse 4. korrusel oli see süstlavahetus, see punkt veel narkaritele. Ja siis nemad tõid mulle pipragaasi, aga see oli Soomes oli keelatud. Nii et ma kandsin seda kaasa, sest et no siis ma sain teada, et ma elan mingis getos põhimõtteliselt. Aga sa oled kunagi kasutanud pipragaasi või? Pulli pärast kunagi sellesama oma sõbranna Kristaga ühes hotellis kunagi tulime ja mingid kutid väsitasid, tulid meile hotelli järgi ja siis ta nagu lasi seda pipragaasi niimoodi, et ta lasi seda, tahtis omast arust ukse vahelt lasta, lasi sinna tuppa, kus me ise olime. Täitsa hull. Aga nagu selles mõttes, et ta toimib tegelikult, vaata, kui sa ligidalt ei lähe, siis ta ikkagi tunneb. Ja terves toas oli su silmad olid kärtspunased vett täis. Mul on ka kogemus olnud kunagi niimoodi, et meil oli... Ei aegutanud, ohkasin. Okei. Aga oleks nagu läinud. Ühesõnaga, siis seal oli ka mingisugune, kas selle tsehhi siis juhataja, mis iganes või see... Mis kuradi töö see oli siis? Puidutööstus, et see, kus sa mopiga lasid, mis ükskord rääkisid või? Mis see oli, mis sa rääkisid? Mopiga. See, kus sa koristasid? See sama. Mis sa tegid seal? Mina tegin või? Mina olin liinitööline, mina pakkisin suvemaju liini peale selle skeemi järgi. Jah, puidust suvemaju skeemi järgi, vaata. Sealt edasi ma arenesin juba kvaliteedikontrolliks, sealt edasi ma juba asendasin... Sul oli karjäär ikkagi? Ikkagi ma asendasin ülemust ja ma laadisin merekonteinerid nende maja, mitte ise füüsiliselt, vaid mina pidin niimoodi. Nii, selle skeemi järgi see maja läheb siia, mina juhendasin tõstukeid seal ja Rootsias käisin. Vasakule. Muidu fun fact siia kõrvale, et Fääri saartel oli päris mitu Eestis toodetud moodulmaja. No võt. Ma ei kujuta ette, kuidas nad sinna veeti, aga nagu jah. Hästi palju läks merekonteineritega, iga see firmaga, kus ma töötasin, vaata, neil oli ka üle maailma nagu metsikult. Sest mul olid mingid kliendid, kes olid nagu käinud endale Eestist maja ostmas Fääridele. No võt. Ja seal on metsik tuul nagu. Et järelikult pidasid siis hästi vastu. Oligi mingi värk oligi, et nad kiitsid Eesti maju. Et Eesti majad on head. On. Aga ühesõnaga töötasid puidutsehhis. Jah, puidutsehhis. Miks ma rääkisin sellest? Sellepärast, et pipragaas. Pipragaas. Ja siis seal meil olid eraldi nagu tsehhid, oli spakketsehh, oli siis höövlitsehh nii-öelda. Ja siis seal kusagil vist läks mingi selle töölise ja selle vahel läks natukene vist nagu sõnaseletuseks ja too tõmbas vist selle pipragaasi välja ja siis rahvas tuli tead ja terve, aga seal oli metsikud. Nagu tsehhi lasi. Aga see tsehhi suurus, ma võin nüüd praegu vaadata, aga ma kujutan ette, see tsehhi suurus oli 300 ruutmeetrit ja saad seda juba nii suure pealt nagu kuidagi, saad seda, ma nägin lihtsalt inimesed tulid, nagu mina isegi tulnud, aga teised tulid, vaata silmad ka punased ja vesistasid seal. Joppenpuh. Ju siis ei olnud nagu keelatud. Ja. Aga Soomes oli küll jah, aga ma ei tea, aga selles mõttes. Aga no ma ei kujuta ette selles mõttes, kui sul ikkagi tuleb selline sisse, et nagu ainult rahu vist on ju. Mina üritaks võib-olla viisakalt rääkida, ma ei hakkaks, vaata sellistega pole mõtet tõmblema hakata. Ma ei oskaks isegi öelda, mis ma teeks. Mina arvan, et mina üritaks sõbralikult, et meil Tallinnas muide käis küll rävalas seal. Jumala tihti tulid mingid mehed sisse vetsu. Ja kogu aeg need, et nagu mingid, mis iganes rahvusest, seal eri rahvuseid vetsu ja alati oli tükk aeg ära ja tead, kui hirmus seal, tead, kui palju sa näed Tallinnas nagu neid päris räigeid, neid süstla, neid džankisid, kes on nagu ennast nagu täitsa kooma tõmbanud, vaata. Et siis, kui me Sadama lähedal kunagi salongis töötasin, siis seal oli jumala tihti need ikka need, need kopliliinide mingid, need ära moondunud, mingid Need on hirmuäratavad. Nad ei tulnud kunagi muidugi sisse üksikud korrad, aga nad üldiselt läksid nagu minema, aga nad on väga hirmuäratavad, nagu siis nad on nii ettearvamatud ja siis nad ju hanguvad, vaata äravad. Jäävad seisma siis mingi, teevad mingi... Mina olen näinud sellist meil kunagi oli siis, kui seal Tartus oli seal kesklinnas kunagi, kes üks oli nagu nii üle tõmbanud ennast ja postiga kakles.
reaalne nagu keset seda sealt kaupsi eest niimoodi postiga kakles lihtsalt. Ja, Ta oli ja, nagu ja. nii ära tõmbanud ennast, nagu see oli jube nagu. Päris rets ikka, need on ettearvamatud jah. Aga no ütleme niimoodi, et kui need mingid mehed, paar korda ma olen näinud seda juhust, kus need mehed tulevad sinna vetsu ja siis nad jäävad tükiks ajaks, siis on küll veits nagu, Ja mis nüüd teha et mis sa on teed seal ja mõtle, kui ta ongi süstib, no Jah. nad vist ei süstinud ennast seal, aga nagu kohe sa mõtled niimoodi, Ja. et mida ta teeb seal nagu. ju. Ei, see on päris crazy, et nagu ma kujutan ette ka, et mul Tardus ka vaata, kui on mingi naisterahvad on ja siis tuleb mingi kapp tuleb sisse nagu mingi vene Ja, keeles ja, veel ja, räägib, ja. kui sa mitte midagi aru ei saa. Mm. Et päris creepy ja ma arvan küll, et ta tegi õigesti, et uksed nüüd edaspidi kinni hoidis ja Ja pipragaasi kõik, ma arvan, igaks kõik juhuks võiksid hoida seda. Kui Jah. ikkagi kellaaeg on juba Kuigi hilisem. mul on alati niimoodi, mõtlen nii, kui minuga tuleb see situatsioon, siis mul on nagu see Aga sa oled juba mingi skripti endale valmis mõelnud, või? Sõjaprintsess Seena või tead, mis praegu seriaali ma vaatan või? No. Aastast 97, vampiiritapja Poffi. Tead seda või? Ei ole. Üliäge. Mul oli niimoodi, kui ma esimest osa vaatasin, mis asja nagu, mida pikslit ja mida nagu Kus see. sa saad seda niimoodi vaadata? See tuli TV3 pealt, ma mäletan küll. Ei, ma nüüd vaatan, nüüd Angel on seal praegu ja neil alles algab see värk on ju. Ja siis ma kujutan alati nii, siis ma panen jalaga siit, tõmbun siit on ju. Tegelikult päris Muidugi. Mingi järe jurekas tuleb, et panen Minu jooga. esimene asi, mis ma mõtlen, paneks jalaga munadesse. Alati kõik mõtleme. Munadesse. Tegelikult ei pane. Mis siis teed? Ma arvan, Jooksen kangestaks ära. Ma isegi ei kujuta ette. Ma ausalt ei kujuta isegi ette. Aga kui muidu ma tean, et munadest siis pidid küünarnukiga vaata, paned õlg või selle selga vaata. Ta kindlasti üle, siis paned selga on ja siis paned Aga niukse plaani valmis mõelnud. põlvega kurat näkku vaata. Reie rambo oled ikka. Ja siis jooksed minema. Ja siis jooksed minema vaata. Mm. Ja siis ütled, säh sulle. Kindlasti. Ma ei usu. Ma ka ei usu. Aga see pipragaasi värk oleks muidu kehta küll. Jaa. Eriti Kes nagu teevad naisterahvaste õhtuti. puhul. Ja. Miks sa üldse nii kaua, ärge tehke nii kaua tööd. Mina tegin ka vanasti. Mina nii kaua ei teinud. Ma olen vist äkki 7-8, aga päris 10-ni ma panin ka sama nagu see inimene. ja Keele otsa peal keele otsa peal oli ja tihtipeale 7-8 alustasin ja kell 11 lõpetasin. Võt aga ma olin 19, 20, 18. Ei. Võt siis nagu... Hästi hüppas sul 19, 20 ja järsku 18. Siis ma mõtlesin 20, ma juba kolisin Soome, siis ma võib-olla tegin veits vähem, aga... Võt mina ei ole nii kaua tööd teinud. Tähendab nii hilja, reaalne. Mina tegin palju tööd, jah. Ei. Ma teen praegu palju tööd, aga 9-5. Mina teen, mulle meeldib ma alustan hommikuti 5 ärkan, siis ma ju hakkan kohe. No meil on hommik, mul on iga hommiku märkan, tõmbad selle 10 minutiks sotsmeedia lahti, vaatad, Kristelil roheline suluki pole üleval minu masti, vaata. Ma olen ikka hommiku ja suht varakult. See on põhimõtteliselt niimoodi, kui sulle või mulle hommikuti kirjutatakse, siis võite vastust oodata. Kui sa hakkad peale 8-9 kirjutama, unusta ära. Järgmine hommik. Ma vastan sulle hommikul kell 5 järgmine hommik või kell 6. Mina õhtuti üldiselt. Ma olen täitsa cancel, ma viitsi. Vahest arva, kui ma näen, et mingi väga ei ole midagi väga süveneda ka pole. Kui väga süvened, ma ka ei viitsi. Ja. Ma olen ka pigem see hommiku inimene. Ja. Kuule, aga siis selline õpetlik lugu, et ärge töötadagi isegi nii kaua. Esiteks ärge töötage nii kaua, aga tead Ilona, see inimene, kes selle loo saatis, on õhtuinimene. Ma tean, temal on niimoodi, kui me oleme tuttu, temal hakkab alles teine vahetus pihta. Ja see tähendab seda, et kindlasti on need inimesed, kes võib-olla hea meelega alustavadki oma tööpäeva kell 12, mis on okei. Ja teevadki võib-olla pikemalt, sest nendel aju töötab. Teistmoodi, aga siis peate nagu endale kuidagi selle erukorralduse niivõrd turvaliseks ära, nagu ma ei tea, turvauksed, nagu need ketid. Panetegi kinni. Paned selle Kerberusa, paned sinna kohe ette vaata nagu väravatel on ju. Ei no selles paned ukse kinni ja sellest juba piisab. Ja politseihelkur aitab alati. Politseihelkur. Seda ärge unustage. See on hea ikka. See oli nii hea. See oli siiamaani nagu, ma arvan, et see jääb nagu... Jääbki. See on nagu hull ege, vaata. Jah, see on hea. Kuulge... Wrap it up või? Wrapi lõpp või? Tõmbame kokku või? Saate? Selleks osaks. Ja saatke meile lugusid. Saatke meile lugusid. Väga põnevaid, et näete, vaikselt hakkab juba nagu... lood natuke, välja kasvama, et klientide põhiseks ka nagu nii-öelda. Jaa, saatke klienti just. Kõike kaunist. Kõike kaunist, jah.